Tšau, teeme süüa. Seekord me teeme rabarberikooki kondentspiima ja peseekattega. Alustuseks paneme kastrulisse või. Raputame peale kuigi palju suhkrut. Kui suhkur ja või on omavahel ära vahustatud, siis me lisame siia veel ühe muna. Ja kui muna on lisatud, siis vahustame edasi. Kui või on suhkru ja munaga vahustatud, siis lisame siia pisut jahu, natukene, näpuotsaga soola, küpsetuspulbrit umbes lusikatäis, lisame uuesti jahu selleks, et näputäis soola, küpsetuspulber ja jahu oleksid omavahel segunenud. Ja nüüd hakkame seda asjandust taimeks kloppima. Panen siia jahu juurde ja ma klopin seda taigendit edasi. Valmis selline küpsiselaadne taigen ja ma asetan selle taigna nüüd kõik siia ahjuplaadi peale. Surun ta siia plaadi külge kinni põhjaks. Taigen on mul siia ahjuplaadile põdistatud ja nüüd ma litsun selle taigna lihtsalt ilusti siia põhja külge kinni. Nüüd, kui taigen on surutud siia koogi põhja, siis me asetame selle taigna 200 kraadi juures 10 minutiks ahju. Samal ajal, kui koogipõhi ahjus küpseb, me eraldame munakollased valgetest. Kui te valmistate seda kooki mingis väikeses lahti käivas vormis, siis piisab ka 3 munast. Aga kuna mul on ikkagi suur ahjuplaat, siis ma panen neid mune teadlikult rohkem. Nii, üks karp mune on juba tühjaks saanud ja võtan teisest karbist lisa. Ma arvan, et ma võtan äkki kas 3–4 muna võtan juurde, siis aitab. Nüüd me klopime lahti munakollased. Ja siis lisame munakollaste hulka kondentspiima. Me segame nüüd munakollase ja kondentspiima segamini. Ja lisame siia munakollase ja kondentspiima segu hulka ka paki hapukoort. Ja segame selle hapukoore koos kondentspiima ja munakollasega ilusti segamini. Ja kui oleme selle segu ilusti kenasti segamini seganud, siis lisame siia ka rabarberitükid. Kallame selle segu küpsetatud põhja peale ja ajame selle segu siis ilusti laiali. Nüüd, kui see segu on ahjuplaadile kõik korralikult laiali laotatud, siis me asetame selle ahjuplaadi 180 kraadi juures olevasse ahju ja küpsetame segu ahjus 30 minutit. On aeg sealmaal, kus mul tuleb vahustada munavalged väga tugevaks vahuks ja ma lisan siia suhkrut 3 jaos. Ma panen umbes täpselt. Üldiselt te võite arvestada, et ühe munavalge kohta panete umbes 1 detsiliiter suhkrut ehk siis mingi 84 või 85 grammi
ehk siis 4 supilusikatäit suhkrut ühe munavalge kohta, aga mina panen umbes. Munavalge on mul klopitud juba päris tugevaks vahuks, nii et pähe mulle siit kastrulist ei lenda. Ja nüüd on aeg koogid ahjust välja võtta ja siis munavalge koogi peale laotada. Koogi ma võtsin ahjust juba välja ja nüüd on aeg see munavalge koogi peale asetada. Sellest peab siis tulema see niinimetatud pesee. Nüüd on see pesee mul koogi peale laotud ja me paneme selle koogikese nüüd uuesti 180 kraadi juures 10 minutiks ahju. Minu koogikene on nüüd ahjus valmis saanud. Ma peaksin laskma sellel koogil jahtuda, aga ma siiski ühe väikese tüki lõikan juba praegu omale. Proosit! Iseenda jaoks ma ühe tükikese siiski lõikasin. Väga hea. Elu on ilus ja täpselt nii magus, kui magusaks me selle elu iseendal teeme.